Tervist! Kui Maailma Terviseorganisatsioon WHO teatas oma hiljutises pressiteates, et üks tema harudest ehk siis rahvusvaheline vähiuuringute agentuur IARC on lahterdanud paljudes toiduainetes kasutatava magusaine aspartami selliste ainete hulka, mis võib inimestel soodustada vähkkasvajate teket, siis läks sest lahti paras põrgu ja ma kujutan ette, et oli päris palju inimesi, kes olid varunud kehvadeks päevadeks või vähemalt maailma lõpuks endale hästi palju dieetkokat ja hakkasid nüüd seda massiliselt hävitama. Ma tahaksin kohe ära mainida ühe asja, millest paljud sel teemal kirjutanud ajakirjanikud hästi aru ei saanud. IARC ei anna nimelt mitte mingisuguseid soovitusi tavainimestele, mida nad peaksid tarbima ja kui palju. Pigem on tegemist sellise seltskonnaga, kes ütleb teadlastele, et kuulge, vaadake, siin me oleme leidnud mingisuguse veidra seose ja meil oleks jube hea meel, kui te seda edasi uuriksite. See WHO ja ÜRO institutsioon, mis jagab soovitusi mingisuguse aine igapäevaseks tarvitamiseks, on JECFA. Ja nemad teatasid selle uudise peale, et nemad ei näe küll hetkel põhjust muuta aspartami turvalise tarbimise piirmäära, milleks on 40 milligrammi iga kehakaalu kilo kohta. Niisiis otsime vastust küsimusele, kas aspartami ümber tekkinud kära ja puhkenud paanika on ikka asjakohased ja mida IARC-i samm õigupoolest tähendab. Aga esmalt me peaksime aru saama, mis loom see aspartam selline on ja kas see kasvab maa all nagu kartul või puu otsas nagu õun. Aspartam on sahhariini ja tsüklamaadi järel arvult 3. avastatud ja toiduainetes kasutamiseks heakskiidu saanud tehislik suhkru asendaja, mille leidis 1965. aastal keemik James Schlatter. Vaadake, selliste avastustega käivad alati koos igasugused põnevad lood ja tagantjärgi me ei tea, kas need vastavad tõele või ei vasta tõele. Ma olen mõtelnud, et mõnikord polegi see üldse oluline, sellepärast et hästi välja mõeldud põnev lugu võib olla palju lahedam kui igav reaalsus, nii et seetõttu ma siis toon ka selle loo teieni, mis räägitakse aspartami leidmise kohta. Nimelt sünteesis Schlatter aspartami väidetavalt kogemata, kui ta jändas laboris maohaavandite ravimise katsetamiseks kastriini nimelise hormooniga. Aga aspartami magusa maitse avastas ta väidetavalt. Muide, kui oli sellega kokku saanud sõrme märjaks teinud, et tõsta niiviisi üles ühte laual olevat paberit ja kui ta selle sõrme keelega märjaks tegi, siis ta nägi, et see sõrm on magus ja sealt läks kõik edasi. Ja kui sa nüüd selle peale mõtled, siis tundub, et laborite turvanõuded olid sel ajal ikkagi oluliselt madalamad. Ja mul on ainult hea meel, et see kutt ei tegelenud mingisuguste mürgiste ainetega, sest muidu oleks ajalugu olnud hoopis teistsugune. Aga lähme asjaga edasi. Aspartam laguneb inimorganismis 2 meie igapäevatoidus laialt levinud aminohappeks, fenüülalaniiniks ja asparagiinhappeks pluss metanooliks. Fenüülalaniin ja asparagiinhappe ja isegi metanool jõuavad muide meie organismi igapäevaselt toiduga suuremates kogustes. Ja nad jõuavad meie organismi isegi palju suuremates kogustes, kui nad jõuaksid siis, kui me igapäevaselt sööksime ära selle maksimaalse lubatud koguse aspartami, millest varem juttu oli. Ja näiteks 2 esimest neid saab ka täiesti vabalt ja ilma retseptita toidulisandina osta, mis näitab, et ilmselgelt ei ole tegemist mürgiste ainetega. Kuna aspartam laguneb enne verre jõudmist juba mainitud 3 ühendiks, siis on väga raske näha põhjuslikku seost aspartami ja sellest väidetavalt põhjustatud vähkkasvajate vahel. Sest oleme ausad, siis peaks ju vähki põhjustama ka meie igapäevane toit, ennekõike valgud ja puu- ja köögiviljad näiteks. Ma tuletan meelde, et 40 milligrammi iga kehakaalu kilo kohta on maksimaalne ohutuks loetav kogus. Ja selleks, et nii palju aspartami enda kehasse sisse pressida, peaksid sa näiteks iga päev ära jooma 14 purki dieetkokat või dieetpepsit.
ja tead, ma ütlen sulle ausalt, et kui sa seda teed, siis on sul toitumisega palju suuremaid probleeme kui see potentsiaalne aspartami mõju sinu organismile. Muide, peatudes korraks veel metanoolil ehk puupiiritusel, tunnen ma vajadust toonitada, et ained, mis on meile mürgised või kahjulikud, muutuvad mürgisteks või kahjulikeks alates teatud kogusest või kontsentratsioonist. Paljudes puuviljades muide leidub näiteks arseeni ja tsüaniidi. Aga kui me vaatame ringi, siis me ei näe, et õuna söövad inimesed kukuksid maha, ajaksid suust verist vahtu välja ja sureksid ära. Tegelikult on nendega hoopis selline lugu, et nad elavad keskmisest kauem ja tervemalt. Enne kui me hakkame vaatlema hiljutist otsust lahterdada aspartam võimalikuks kantserogeeniks, tahaksin ma ära mainida ühe teadusliku häbipleki umbes 20 aasta eest, mis on vastutav väga suure hulga aspartamiga seotud vandenõuteooriate kohta. Ma pean silmas Ramazzini instituudi poolt alates 2006. aastast läbi viidud mitut teadusuuringut, mille käigus leiti, et suukaudne aspartami manustamine tekitab närilistel tohututes kogustes igasuguseid vähkkasvajaid. Aga neid uuringuid tagantjärgi vaadates peab silmas pidama, et seal uuringutes tehti nii palju põhimõttelisi vigu ja möödalaskmisi. Samuti tõlgendati andmeid suht suvaliselt ja üritati muidugi igal moel tõendada aspartami ja vähi seotust, et neid teadusuuringuid tänapäeval küll ükski normaalne inimene ei tohiks tõsiselt võtta. Ja muide, too sama varem mainitud rahvusvaheline vähiuuringute agentuur ei võtnud ka kõnealuseid leide enda värskes otsuses aspartami kuhugi lahterdada üldse aluseks. Uuringud märgiti küll ära, ent nende kohta öeldi, et neid ei saanud arvestada, kuna uuringute metoodika, läbiviimise meetodid, andmete tõlgendamine ja esitamine ei olnud vajalikul tasemel. Teisi sõnu oli tegemist total bad science'iga. Aga sellele vaatamata kirjutavad kõik võimalikud telegrammid ja 6. ja 7. silmad ja muud sellised huumorileheküljed nendest uuringutest ikka veel. Kui te peaksite mõnda sellist artiklit lugema, siis olete nüüd targemad ja ärge seda jama tõsiselt võtke. Küll on aga viimase umbes 20 aasta jooksul läbi viidud suur hulk teadustöid, milles on uuritud aspartami suukaudse tarvitamise võimalikku vähiriski tõstvat mõju nii närilistel kui ka inimestel ja on leitud võimalikke seoseid, mis tõttu ka tõsteti aspartam vähiriski tabelis staatusesse 2B ehk siis substantside hulka, mille puhul peetakse võimalikuks, et need võivad olla kantserogeensed. Ent samas pole me kindlad, sest inimkatsetes on saadud piiratud tulemusi ja loomkatsete tulemused ei ole piisavad. Aspartamiga samas grupis on näiteks aloe vera, kuum kohv, aasiapäraselt marineeritud köögiviljad ja talgipõhine beebipulber. Grammi võrra kangemas grupis 2A, mille kohta on öeldud, et sinna satuvad ained ja tegevused, mis on inimesele arvatavasti kantserogeensed, on koha leidnud näiteks öösiti või juuksurina töötamine ja kõrgel temperatuuril toidu praadimine. Olemas on ka kategooria 1, kus on ained ja tegevused, mille puhul me oleme kindlad, et need põhjustavad vähki. Ja sinna on paigutatud näiteks päevitamine, tubakas ja alkohol, ent ka näiteks puidutolm. Tõenäoliselt on aspartami 2B kategooriasse tõstmise üheks põhjuseks 2022. aastal avaldatud mahukas vaatlusuuring nimega Artificial Sweeteners and Cancer Risk Results from the Nutrinet Santé Population Based Cohort Study, milles analüüsiti enam kui 100 000 inimese andmeid keskmiselt 7,8 aasta jooksul. Tegemist on väga hea kvaliteediga uuringuga, aga siin tuleb silmas pidada, et tegelikult selles uuringus esmaselt üldse juuritudki aspartami ja vähiriski seoseid. Tegemist on vaatlusuuringuga, mis tähendab, et seal osaleb suur hulk inimesi, kes annavad regulaarselt teada, mida nad söövad, mida nad vaatavad, kuhu nad astuvad, palju nad magavad, kuidas nad ennast tunnevad ja see viiakse kokku nende terviseandmetega ja siis hakatakse otsima võimalikke seoseid.
Ja võimalikest teostest leiti, et need inimesed, kes tarvitavad aspartaami võrrelduna nendega, kes ei tarvita, nende vähirisk on keskmiselt 10% kuni 20% suurem. Kõlab jubedalt, eks ole. Ma võtan tegelikult mütsi maha nende teadlaste ees, sest kui ma vaatan seda uuringut ja loen seda, siis ma näen, et nad on teinud väga head tööd, võttes arvesse igasugu erijuhtumeid ja asjaolusid, mis võinuks teatud gruppide raames tulemust mõjutada. Ent sellele vaatamata ma ei näe mitte mingisugust põhjust paanikaks. Ja ma kohe seletan ka miks. Vaadake, kui on kindlaks tehtud mõni aine, mis põhjustab inimesel vähkkasvajat, siis peab uuringutest välja joonistuma doosi põhisus. Teisisõnu öeldes peab olema selgelt nähtav, et mida rohkem sa seda ainet tarvitad, seda suurema tõenäosusega see sul vähki tekitab. On ju loogiline, eks ole? Aga antud uuringu ja ka teiste sarnaste uuringute juures sellist doosipõhisust ei ole. Ja tegelikult on veider näiteks selle mainitud uuringu puhul see, et kui sa natukene ennast sinna sisse loed, siis mingil hetkel sa näed, et väiksemad doosid justkui põhjustavad suurema tõenäosusega vähki ja kõige väiksemad doosid põhjustavad seda nii suure tõenäosusega, et kui ma ei teaks mitte midagi rohkem peale selle uuringu ja mulle antakse 2 taldrikut, ühe peal on plutoonium ja teise peal on aspartaam ja palutakse neist ühte natukene lakkuda, siis ma ilmselt lakuks plutooniumi, sellepärast et aspartaam paberipealsete numbrite järgi on lihtsalt niivõrd ohtlik. Kui ma näen uuringus sellist ebakõla, siis ütleb see mulle, et uuritud aine ja vähiriski vahel valitseb seos, ent see ei ole põhjuslik. Ehk siis me ei saa väita mitte seda, et aspartaami suukaudne tarvitamine põhjustab kõrgemat vähiriski. Küll aga seda, et see on sellega mingil moel seotud. Ma ei ole ka lugenud ühtegi tõsiselt võetavat arvamust selle kohta, mis oleks see mehhanism, mis peaks aspartaami suukaudse tarvitamise puhul inimesel vähiriski tõstma. Mõned närilistel läbiviidud katsed on küll leidnud, et aspartaami väga suured kogused võivad tõsta teatud põletikumarkereid, mis on vähiriskiga seotud. Aga neid uuringuid ei saa nüüd küll automaatselt inimestele üle kanda. Kas ma toon näite ühest teisest valdkonnast? Oletame, et meil on mõrvaprotsess. Selleks, et kedagi mõrvas süüdi mõista, meil on vaja kõigepealt näidata, et ta oli suuteline seda mõrva sooritama, ehk siis viibis mõrva sooritamise ajal seal, kus see mõrv sooritati. Loogis. Siis on meil vaja mõrvarelva ja siis on meil vaja motiivi. Kui me nüüd selle loogika viime aspartaamile üle, siis meil on hetkel olemas arusaam, et aspartaam on viibinud mõrva hetkel mõrva piirkonnas. Aga meil puudub motiiv ja meil puudub ka tegelikult mõrvarelv. Selliste uuringutega tehtud seoste puhul ei maksa alati väga hulluks minna, sest selliseid seoseid võib leida igasuguseid ja mõlemas suunas. Näiteks aastal 2012 avaldati üks väga lahe uuring, mis vaatles erinevaid just seda tüüpi vaatlusuuringuid, mis otsisid seost mõne vähitekke riski suurenemise või vähenemise ja mõne toiduaine vahel, mida me tarvitame. Ja põhimõtteliselt selgus, et väga paljud toiduained, mida me igapäevaselt tarvitame ühtede uuringute järgi, tõstavad vähiriski ja teiste kohaselt vähendavad vähiriski. Näiteks on meil olemas teadusuuring, mille kohaselt vähendab kohvi joomine vähiriski 50%. Ja siis on meil olemas uuring, mille kohaselt see 3-kordistab vähiriski. Sibula puhul on olemas uuring, mis väidab, et selle söömine vähendab vähiriski peaaegu 90%. Aga sinna kõrvale võime me panna teise uuringu, mis ütleb, et sibula söömine 3-kordistab vähiriski. On väga tõenäoline, et suur osa seosest, mida me jälgime aspartaami ja vähiriski vahel, on põhjustatud sellest, et suhkru asemel tarvitavad magusaineid, näiteks arsti tungivad soovitusel, enam inimesed, kes on ülekaalulised või põevad mõnda kroonilist haigust või kellel on näiteks diagnoositud ainevahetussündroom. Need on kõik väga olulised vähiriskid ja ma võin anda pea, et kui me saaksime kõikide inimuuringute puhul selle lähenemise välja arvestada, siis kas aspartaami ja vähiriski seos kaoks täielikult või muutuks, nagu öeldakse, statistiliselt ebaoluliseks.
Ja kokkuvõttes ma tahan sulle öelda, kui sa oled väga tundlik kõige suhtes, mis võib teoreetiliselt sul vähki tekitada, siis on sul väga raske elada, sellepärast et nagu ma juba rääkisin, kõik oleneb kontsentratsioonist ja kogusest. Nii et tegelikult kõik, mida sa sööd ja kõik üldse, mis sind ümbritseb, võib olla teatud olukorras sulle mürgine ja isegi tappev. Aga aspartaamiga muidugi on selline lugu, et aspartaami sa võid täielikult oma toidust välja rookida, kui tahad. Sest et kurat, ega sa siis nagu aspartaami vaegusesse ju ei sure, eks ole. Ja veel, kui sa jood aeg-ajalt mõne aspartaamiga magustatud joogi, siis ei tee see sulle mitte midagi halba. Kui sa oled ülekaaluline ja asendad suhkruga magustatud joogid aspartaamiga magustatud jookidega ja sul õnnestub selle abiga kaalust alla võtta, siis sa teed endale väga suure teene enda tervisele ja sa vähendad oma haigestumise riski vähki, mitte ei suurenda seda. Ja üks asi veel, kui su laps on paks ja sa kindlasti pead talle ostma karastusjooki, no kuidagi teistmoodi sa lihtsalt pead, oled sunnitud, siis osta talle selline karastusjook, kus on suhkru asemel kasutatud mõnda suhkruasendajat. Siis sa oled vähemalt sel hetkel hea lapsevanem ja hoolid oma lapse tervisest. Vot nii, jõusaalis näeme.